Tere päevast kõigile ja suur tänu kutsumast täna siia. Aitäh sissejuhatuse eest ja kõikidele eelkõnelejatele väga sisukate ja mõtlemapanevate esitluste ja ka teie enda väga edasiviivate tegude eest, mis siis väljendusid nendes kenades aukirjades. Väga hea meel on kuulda neid erinevaid arenguid kohaliku omavalitsuse tasandil ja jagada täna seda rõõmu hetke, ehk et me peame tähistama iga võitu ja iga sammu. See annab meile indu liikuda edasi ja motiveerida ka meie enda inimesi. Mina olen geograafia osakonnas Tartu Ülikoolis mobiilsusuuringute laboris tegelemas inimese ja keskkonna vaheliste vastastikseoste teemadega juba aastaid ja viimasel ajal tegelen eriti ka just liikumise ja keskkonna vaheliste seostega ja mulle väga meeldis just Kristi näide tervisemõjude kohta siin. Sellest kuuleme ka praeguses ettekandes. Ja samuti nagu Kristi mõtlesin ka seda, et me igaüks defineerime rohepööret ja vajadust rohepöördele isemoodi, lähtuvalt oma taustast, kontekstist, teemadest. Tooksin siin välja 3 suuremat ajendit. Üks on selgelt elurikkuse kriis, elurikkuse kadu, maakasutuse muutused, killustumine ja sellest tulenevalt nende loodushüvede pakkumise vähenemine. Need loodushüved, mida me võtame iseenesest mõistetavalt, mida on vaja selleks, et me suudaksime ka siin Eestimaal elada täisväärtuslikku elu ja et inimeste heaolu oleks kõrge. Teiseks, ressursi- ja saastekriis. Näeme seda täna ka energiakriisi kontekstis väga selgelt. Ringmajandus on ajendatud nendest probleemidest. Me peame elama ka puhtas keskkonnas, et ressursside nappus, ringmajandus, saaste ja selle likvideerimine on omavahel väga selges seoses. Ja 3. ajend on siis kliimamuutused, mida me ka tajume omal nahal. Suvi on veel ees, me ei tea, kas tulevad samasugused kuumalained ja kestvad kuumalained kui möödunud aastal, aga see ilmselgelt raskendab meie enda inimeste igapäevast hakkamasaamist, kui me peame ka väliruumides liikuma, kui meil ka siseruumides on tegelikult jahutusvajadus aina kasvamas ja nii edasi. Need on sellised väikesed näited. Ja see, miks me oleme siia jõudnud, see on siis selle majandustegevuse ja meie enda elustiilide jõukuse tasemete kombinatsioon, seniste praktikate, tavade, traditsioonide kombinatsioon, aga need 3 suuremat kriisi avaldavad mõju siis meie inimeste heaolule, meie inimeste tervisele ja toimetulekule ja hakkama saamisele. Seetõttu, et meie elukeskkonna kvaliteet ja need loodushüved muutuvad ja paljuski näitavad andmed just halvemuse suunas. Omavalitsuse tasandil täna ka minu omavalitsuse teenustasemete indikaatorid, millest me oleme täna kuulnud, keskenduvad siis pigem statistilistele näitajatele ühest küljest või siis terve omavalitsuse vaatele vähemasti. Me võtame omavalitsuse kui üheks üksuseks ja meil on vaja selliseid ka linnulennulisi andmeid nii riigi kui ka omavalitsuste kohta. See annab meile selge andmerea, kuhu suunas me oleme liikumas, mis tasemel me oleme, kui süvitsi me teemadega tegeleme. Aga see omavalitsuse tasand ise on vaid see nagu summaarne kokkuvõttev kihistus. Tegelikult kust need asjad kokku tulevad, on ikkagi mingisugune koht, ruum, me võime öelda koordinaadid, need on ka mingid inimesed, kes tegutsevad selles omavalitsuses. Ja me peame aru saama siis ka nende keskkonnakriiside mõju, seda mõju poolt, aga ka nende keskkonnakriiside tekke poolt just nimelt siis ruumis palju täpsemal tasandil ja majandustegevustes ka palju täpsemal tasandil, kui see omavalitsus või siis laiemalt näiteks riik tervikuna. Ja seetõttu olen siis ka siia välja toonud selle skaala, siis ütleme nagu linnulennuliselt paremalt poolt terve omavalitsuse üleselt kuni siis üksikisikuni välja, kes tegelikult neid otsuseid langetab, teatud elustiili elab, teatud väärtuseid omaga tööalases elus näiteks loob. Ja sinna vahele jäävad erinevad kogukonnad. Kas need on ruumikogukonnad, siin näiteks Karlova selts või on need mingisugused sotsiaalsed grupid. Me oleme täna palju rääkinud erinevatest erivajadustega inimeste gruppidest, vanuselistest iseärasustest ja vanuse tõttu haavatavusest, olgu need siis näiteks noorukid või vanurid. Ja me peame aru saama siis, et kuidas
nende elu ja nende heaolu meie elukeskkond mõjutab. Ja kuidas siis need keskkonnakriisid nende elukvaliteeti mõjutavad ja kuidas siis rohepöörde eesmärkide elluviimine võiks aidata kaasa sellele, et nende elukvaliteet paraneb. Ja eelnevale veel siis jätkuks, kas siin on laser ka, jah, et me võime siis veel välja tuua selle, et see iga inimene, et me jõuame selle indiviidi tasandini. Kui me mõistame indiviidi tasandit siis kvalitatiivsete kriteeriumide kaudu, siis me saame ka nendest katvamatest ja ulatuslikumatest indikaatoritest, statistilistest näitajatest paremini aru ja nende mehhanismidest paremini aru. Ehk et me siis inimesena ka, meie tegevusruum, igapäevane tegevusruum koosneb mitmetest erinevatest tegevuskohtadest. Me puutume kokku erinevate keskkonnatingimustega oma igapäevases elus ja mitte ainult igapäevases elus, vaid ka just siis elukaare lõikes. Et me vahetame elukohta, aga ka meie enda tervislik seisund näiteks muutub siis elukaare lõikes ja meie vastuvõtlikkus keskkonnatingimustele ka muutub elukaare lõikes. Ja jälle omavalitsustena me peame tegelikult tajuma, kes siis see meie rahvastik on, kes on kõige haavatavamad rühmad ja kas neil on need baastasemed ja võrdsed võimalused tagatud, millest me ka täna kuulsime. Ja miks see siis lõpuks oluline on, et me toome siis siia juurde sellise ruumi, inimkäitumise ja tervisemõjude seose. Mark Nivenhuyseni koostatud graafikuna ehk et see, et milline on meie ruum, kuidas me oleme selle kujundanud, sealhulgas ka erinevad funktsioonid ja teenused, mida selles ruumis pakutakse, kui mitmekesine tihe see on, kui palju on seal elurikkust, rohevõrgustikke, milline on selle keskkonna kvaliteet, kui jalakäidav või rattaga sõidetav see keskkond on, see hakkab mõjutama ja meie enda käitumist, meie enda liikumisvalikuid, aga ta mõjutab ka puhtalt füüsilise keskkonna kvaliteeti, õhusaastet, mürataset, kuumasaarte olemasolu ja nii edasi. Ja need tegurid mõjutavad ka siis inimese enda tervist, stressitaset näiteks, aga ka füüsilist tervist ja füüsilist liikuvust, kui aktiivsed me oleme. Ja siit me jõuame siis erinevate terviseriskideni, olgu see siis ülekaalulisus, juba kõlanud hingamisteede haigused, südame-veresoonkonna haigused, mis on ka Eestis siis sagedase surma põhjused ja jõuame enneaegse surmani. Ja meie kõik inimesed on nii väärtuslikud, et me tegelikult selleni ei taha jõuda. Me tahame kõiki meie inimesi hoida. Ja mis on need keskkonnakriteeriumid või keskkonnakvaliteedi näitajad, millega me oma igapäevases elutegevuses kokku puutume? Just füüsilise keskkonna poole pealt võime tuua siia välja õhukvaliteedi, mürataseme, temperatuuri, ka selle, et milline on see liikumiskeskkond, kas meil esineb pinnase saastet, kas joogivesi on puhas, kas meil on veekogusid ümberringi ja milline on see elurikkus ja haljastatus. Ja kui me vaatame siit edasi, siis kui nende kriteeriumidega on midagi halvasti, siis siin on välja toodud surmade arv Euroopas, mida just see halb elukeskkonna kvaliteet kaasa toob. Ja surm on siis see jäämäe veepealne tipp, et surmale eelneb haigus, pikaajaline haigus ja väga suured näiteks ka siis tervisekulud, mida just ka Kristi väga kenasti välja tõi, et iga surm siit on liigne, üleliigne. Ja vabandust, õhusaaste siis troonib seda liidri kohta üle 400 000 surma aastas halva õhukvaliteedi tõttu, mis kõik paikneb kuskil omavalitsuses. Kõik on kuskil nagu füüsilises ruumis mingisuguste koordinaatidega mõõdetav. Vähene liikuvus 280 000 surma aastas. Või ka näiteks kõrge õhutemperatuur, need kuumasaared, mis meil linnades on 180 000 surma aastas Euroopas või liiklusmüra 12 000 surma aastas, lisandub siis muidugi stress ja halvem toimetulek üldiselt oma igapäevases õppe- ja töötegevuses. Ja üks näide siit, et kuidas me näiteks need keskkonnaandmed, siin on üks liiklusmüra näide, Helsingi näitel, et kuidas liiklusmüra jaotub tänavavõrgus. Me saame panna kokku siis inimeste liikumisandmetega. Antud juhul on tegemist Helsingi rattaringluse andmetega. Ja kui me siis liidame kokku need keskkonnaandmed ja liikumisandmed, me saame siin ka ajaliselt varieerida neid keskkonnanäitajaid. Me saame tegelikult sellise ekspositsiooni ülevaate, et kus on inimesed rohkem eksponeeritud kõrgele liiklusmüra tasemele ja tulete meelde 53 detsibelli. Detsibelli see on see piir, millest üle hakkavad avalduma
tervisekahjud ja linnades me väga harva oleme tegelikult välikeskkonnas, kus müratase on madalam kui 53 detsibelli. Ja natukene ka valikutest juurde, et näiteks siin on siis selline analüüs, kus need kaks kihti on omavahel kokku pandud. Ja kui me eeldame, et inimesed kasutavad kõige otsemat, kõige kiiremat teed, siis kui palju nad on müratasemele siis eksponeeritud ja mis piirkondadesse see paikneb. Aga juhul, kui nad kasutavad siis vaiksemat teekonda, kui neil on see informatsioon, see teave olemas, näiteks teekonna planeerija abil, siis kui palju on tegelikult võimalik ka selliste valikutega vähendada meie kokkupuudet kahjulike keskkonnatingimustega. Ja et kas siis meie omavalitsused tegelikult loovad selliseid vaikseid alasid või siis selliseid puhvertsooni, kus me saaksime oma valikute alusel siis mitte olla eksponeeritud keskkonnakahjule. Või teine näide liikuvusvaldkonnast, samuti Helsingi näitel, kuivõrd seal ma viimased aastad olen elanud, nüüd küll juba tagasi Tartus, kuidas näiteks omavalitsus on loonud tingimused liikumisvahendite eelistamiseks, et mis on see kõige mõistlikum, kõige loogilisem liikumisvahend, mida võiks kasutada. Näiteks kui soovida jõuda Helsingi pearaudteejaama. Ja me saame need ligipääsetavuse või siinkohal võib-olla on parem termin kättesaadavuse analüüsid, et mitte segi ajada siis liikumisraskusega ligipääsetavust märkiva terminiga. Et milline on näiteks siis mõne sihtkoha kättesaadavus, kas kõndides, rattaga sõites, ühistransporti kasutades või autot kasutades ja võrrelda ka seda, et kui me tahame siia raudteejaama tulla, et millisest piirkonnast me saame tegelikult kiiremini bussiga võrreldes autoga või kust me saame kiiremini jalgrattaga võrreldes autoga, et millised infrastruktuurid, millised ühenduvused on loodud ja sealjuures muidugi me ei vaata lihtsalt mitte teekonna pikkust, vaid ka seda aega, mis meil kulub ühistranspordipeatusesse jõudmiseks, ümber istumiseks ja pärast peatusest oma sihtkohani samuti jõudmiseks, et tervet sellist reisiahelat. Ehk et omavalitsustel, kui on selline ülevaade sellisest situatsioonist, siis tegelikult osatakse ka kitsaskohtadele ehk paremini tähelepanu pöörata ja oma infrastruktuuri vastavalt planeerida. Et säästlik või kestlik liikumisviis oleks esimene valik. Ja siin kolmas näide samast kontekstist. Me teame, et suuremad linnad on suure arengusurve all ja sageli arengusurve realiseeritakse just rohealade ja rohevõrgustiku täisehitamise teel. Ehk et kui me ei taha, et linnad valguvad, on vaja linnu tihendada, aga siin on selge selline kompromissi otsimise koht siis roheväärtuste säilimisega. Ja kui me mõtleme, et inimestel on vaja puhkeala, rekreatsioonala, siis ja ka linnades elab ka Eestis valdav osa elanikest, siis millised on need ruumilised prioriteedid rohealade säilimisel sõltuvad sellest, kui kättesaadavad need rohealad on elanikkonnale, kasutades siis erinevaid jällegi liikumisviise ja arvestades sellega, kui kaugele inimesed on valmis kas jala kõndima, rattaga sõitma või bussiga minema. Ja bussiga siis vaatame siin ainult suuremaid linnametsi, mis on siis suurema rekreatsiooniväärtusega. Ja niimoodi saab sellise ruumilise prioriteedid paika omavalitsuse siseselt. Ehk et meil on vaja sisse sageli suumida sinna omavalitsuse sisse ja mitte ainult vaadata seda omavalitsuse keskmist teenustaset. Ja ka Eestis meil on juba väga head teadmised olemas ka kohalikul tasandil just nendest ökosüsteemide seisundi näitajatest ja loodushüvedest. Ehk et ELME projekt, mida Keskkonnaagentuur vedas viimased aastad, on muuhulgas siis kaasatud ka siin minu omavalitsuse indikaatorite hulka ja see on siis rohevõrgustiku seisundi indikaatori abil. Aga neid mõõdikuid, mida me elurikkuse ja loodushüvede pakkumise koha pealt saame mõõta, on tegelikult palju ja palju enam kui ainult see rohevõrgustiku seisund. Ja kui siia oleks valitud hoopis ökosüsteemide seisund ja sidusus, selline koondnäitaja, oleks see kaart hoopis teistsugune omavalitsuste lõikes, kui oli täna nähtud rohevõrgustike rohelist värvi kaart. Ehk et ka selles valdkonnas meil on arenguruumi. Mõte on selles, et ainult elurikkuse kaardistamisest ei piisa. Me peame teadma selle taga ka seda, et milline on ökosüsteemide seisund, nende omavaheline sidusus, sest puhtalt sellest sõltub see, kui häid ökosüsteemi teenuseid
olgu need regulatiivsed, toorainet pakkuvad näiteks või siis nagu varustusteenused või hoopis rekreatiivsed ja kultuuriteenused, kui palju neid teenuseid siis saab see ökosüsteem, see loodus meile pakkuda ja sellest juba otseselt sõltub inimese heaolu. Ja võiks siis sellised loosungid siia lõpuks kokku võtta, ehk et me peame ikkagi mõistma seda situatsiooni nii statistilises vaates, linnulennulises vaates kui ka inimmõõtmes, üksikisiku tasandil ja need omavahel kokku viima ja prognoosima, et kuhu tänased arengud võivad meid tulevikus viia. Kas me sellised arengud võivad tagada meile rohepöörde eesmärkide saavutamise või mitte ja mis need täpsemad eesmärgid siis on, oleme ka täna neist mitmeti kuulnud, vastavalt teha kavandamised ja luua need uued tingimused või paremad tingimused, sealhulgas näiteks ligipääsetavus, millest on täna palju juttu olnud, ja siis haldada, hoida, aga ka kindlasti kogu aeg parendamisele ennast suunata. Ja mis meid siin aitavad, selgelt andmed, aga kas andmed on piisavad, kas nad on kestvad aegrea mõttes, kas nad on katvad, kas nad on usaldusväärsed ja korrastatud ja mis meie vaates on peamine, kas need on kättesaadavad. Need alati tegelikult ei ole kättesaadavad või on siis käsitsi kujul ja mitte masinloetaval kujul. Millised on need tööriistad ja mõõdikud, kas need on õiged, kas me küsime õigeid asju, kas me mõõdame õigeid asju, kas mõistlik on seda mõõta ja kas need tööriistad, mida me oleme rakendanud, ka erinevad arengukavad või erinevad protsessid, mida me oleme sisse seadnud, kas need on kõige õigemad ja viivad meid kõige kiiremini tulemusteni. Ehk et see õige asja valik, mitte ainult jääda selle lõksu, et meil on need andmed olemas, teeme selle põhjal indikaatorid, sest see on kõige kergem, aga ta ei pruugi tegelikult näidata meile, et kuhu me tegelikult jõuame, kas me jõuame õigesse sihtkohta. Inimeste osalus selles, kaasatus, nende inimeste märkamine, inimeste kuulamine, inimeste nügimine ja kindlasti inimestega koosloome, ehk et me oleme ikkagi koos oluliselt targemad ja inimesed teavad omaenda elukeskkonnast lähtuvalt kõige paremini, mis on sealsed kitsaskohad ja kuidas seal võiks asju parendada. Aga aeg-ajalt see nügimise moment on ikkagi väga oluline, et kui me veel ei ole kogenud, kui me veel ei ole eksperimenteerinud, siis meil tegelikult ei saa olla ka veel seisukohta. Me veel ei tea, kuidas see asi toimib. Nii et olgem avatud ka sellisele innovatsioonile koosloomes, mis siis võiks olla nutikas ja mõistlik, aga et me selle innovatsiooni käigus siis ei looks asjatuid uusi kihte, näiteks infrastruktuuri, mida peab haldama ja hooldama ja kokkuvõttes me liigume hoopis rohepöörde eesmärkidest sellega kaugemale. Ehk et mingis mõttes on nutikus ka lihtsus, vastupidavus ja robustsus ja mitte liiga keeruliseks asjade ajamine. Ja sellega siis täna lõpetaks. Need kestliku arengu eesmärgid riigi tasandil on siin teie ees, minu omavalitsuse tasandi indikaatorid on tänase seminari peateema, aga ehk et ma innustaks teid minema veel täpselt nagu zoomima veel sisse ja mõistma tegelikult seda inimest ja inimese tasandit teie omavalitsuse sees ja vastavaid ruumilisi erinevusi. Sellega tänan teid kuulamast.